Üleriigiline planeering Eesti 2030+, lehekülg 30. Alles tuleb jätta võimalus taastada Tallinna-Haapsalu-Rohuküla liin. Seepärast ei ole mõttekas raudteetammi hävitada, raudteemaad kruntida ega anda seda püsivaks kasutamiseks muul otstarbel, mis takistaks selle hilisemat kasutamist raudteeliikluseks. Harju maakonna planeering 2030+, seletuskiri lehekülg 55. Maakonna planeeringuga on kavandatud perspektiivne põhimõtteline raudteekoridor Tallinna, Haapsalu, Rohuküla raudtee taastamine, trassilõik Harju maakonnas, mille eesmärk on paremate eelduste loomine Hiiumaa, Läänemaa ja Lääne-Harjumaa sotsiaalmajanduslikuks arenguks ja trassikoridori ääres paiknevate keskuste tugevdamiseks keskkonnasäästlike ja kiirete ühenduste loomise kaudu töö, elu ja teenuskohtade vahel. Lääne maakonna planeering 2030+, seletuskiri lehekülg 66. Säilinud raudteetrassi koridor annab Lääne maakonnale head eeldused raudteeühenduse taastamiseks, mis omab positiivset mõju maakonna sotsiaalmajandusliku keskkonna edendamiseks. Maakonna planeeringuga paralleelselt oli koostamisel maakonna tasandi teemaplaneering, Riisipere-Haapsalu, Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine, millega reserveeritakse raudtee rajamiseks ja toimimiseks vajalik maa Lääne-Nigula ja Ridala vallas ning Haapsalu linnas. Maakonna planeeringus on asustuse suunamisel arvestatud võimalusega, et endine raudtee Riisipere-Haapsalu-Rohuküla vahel taastatakse. Nissi valla, täna Saue valla osa, üldplaneering, lehekülg 32. Nissi valda läbib endine Tallinn-Haapsalu raudteetrass. Raudtee on kasutusel kuni Riisipere alevikuni, kus toimub elektrirongide ühendus Tallinnaga. Peatused asuvad Riisipere alevikus ja Jaanika külas. Üldplaneeringuga kavandatakse raudtee taastamine. Haapsalu linna arengukava 2015 kuni 2028, lehekülg 15. Haapsalu linn taotleb Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteeühenduse taastamist. Transpordi arengukava 2014 kuni 2020, lehekülg 42. Rongiliikluse laiendamist uutel suundadel, näiteks Riisipere-Haapsalu, Valga-Koidula-Pihkva, Lelle-Pärnu lõigu rekonstrueerimist ja Tartu reisirongi kiiruse tõstmist 160 kilomeetrini tunnis kaalutakse edaspidi, analüüsides seni tehtud investeeringute mõju reisirongiliiklusele, uute investeeringute sotsiaalmajanduslikku tasuvust ja erinevaid finantseerimisvõimalusi.